Tere! Stuudiosse on saabunud Olga, kes on üks Petersoni vene keele õpetajatest ja 10. klasside klassijuhataja. Kõigepealt vaatame, mis teie kolleegid on teie kohta öelnud. Milline kolleeg on Olga Bulatšik? Õpetaja Olga on minu jaoks selline inimene, et ma ei kujutaks ette kooli ilma õpetaja Olgata. Ja ma arvan, see klass on väga õnnelik, kes saab õpetaja Olga Bulatšiku endale klassijuhatajaks. Sellepärast, et õpetaja Olga hoolib inimestest, ta hoolib oma õpilastest, ta alati seisab oma õpilaste eest, on valmis kuni lõpuni välja minema teatud asjades, aga inimesena on Olga väga soe, väga tore kolleegina, tähelepanelik ja minu jaoks väga armas inimene. Olga on mõnes mõttes minu hingesugulane, sellepärast, et Olga on klassijuhataja, kes oskab minna õpilasele hästi lähedale, hästi empaatiline ja vajadusel oskab ka õpilasest kaugeneda. Ta muretseb oma laste pärast, ta alati püüab pakkuda nendele parimaid lahendusi. Ja minu jaoks just on tema selline, kuidas ma ütlen, joo-joo efekt, et kui vajadus, siis ta tõmbab lähedale ja kui vajadus, siis ta tõmbab kaugele. Hästi tundlik ja empaatiline. Õpetaja Olgal on nõudlikkus ja headus hästi tasakaalus. Et ta võib ka olla karm, kui seda vaja on, aga samas ta poeb õpilastele hinge, nii nagu tema klassi õpilased ütlevad, et ta on kõige kaunim õpetaja. Ja siin kaunis ei mõelda mitte välimust, vaid seda kõike, mis Olgas on. Kaunis õpetaja. On teil rääkida mõni põnev seik või lugu temast? Ma arvan, et lugusid on väga palju rääkida, et see võtaks aega mitu tundi, kuna meil on niisugused vahvaid. Me oleme väga palju käinud koos õpilastega reisidel, me oleme koos jalutanud Praha tänavatel, Viini tänavatel, Varssavi tänavatel ja samuti ka Pihkva linnas. Et neid lugusid on nagu väga-väga palju, et ma ei oskagi ühte lugu esile tuua, aga meil on palju olnud selliseid ootamatuid hetki, kus me oleme pidanud teatud ka kriitilisi olukordi lahendama, et me oleme nagu ilusti saanud hakkama ja Olga peale saab alati nagu kõikides nendes olukordades loota. Ja väga vahvaid seiklusi, meil on olnud väga palju naeru ja huumorit on meil omavahel koos olnud, aga kõikidest lugudest ma tegelikult praegu siin ei räägiks teile. Kas kolleegide öeldu vastab ka tõele? Ma olen väga liigutatud, sest et see hinnang oli väga kõrge ja ma ei tea, teised inimesed näevad võib-olla minu tööd kõrvalt teistmoodi kui mina lihtsalt elan selles ja minu jaoks on see kõik nii loomulik. Ka mina, kes teie õppinud tegelikult ei ole, ei kujuta Petersoni kooli ilma teie ilusa särava naeratuseta koridorid peal enam üldse ettegi. Ja see lisab alati selliste optimistliku väikest särapäeva. Aga kui oleks läinud teide hoopis 5-aastase Olga plaan tema tuleviku kohta, siis kelleks te saanud oleksite? Esialgu ma tahtsin olla tegelikult raamatukogu hoidja, sest et mulle väga meeldis lugeda. Aga läks nii nagu läks, sest et tollel ajal raamatukogu hoidjaks ei olnud vaja kõrgharidust, aga mul vanemad väga tahtsid, et mul oleks ikka kõrgharidus, et ma mõtlesin alguses, et ma saan kutsehariduse ja siis lähen edasi juba, siis oli selline Peterburi akadeemia, kultuuriakadeemia, kus ma kavatsesin õpinguid jätkata, aga vanemad ütlesid, et no milleks sul siis nii keerulist teed otsida ja minna, et mine kohe ülikooli ja siis raamatukogusse saad iga hetk ju minna. No ja nii juhtuski ja tegelikult minu esimene amet on vene keele ja kirjanduse õpetaja. Aga pärast juba hiljem ma õppisin vene keelt võõrkeelena lisaeriala veel Tallinnas juurde. Aga kas te igatsete rohkem seda kirjanduse poolt ka meie õppekavas õpetada või kuidas see
kas hing sinnapoole tõmbad, kui raamatukogu hoida, siis on ju raamatud igal pool. No raamatuid ma ju ikka loen, et see ju kuskile ära ei kadunud ja õnneks on meil olemas ka moodul, kus ma tegelikult inimestega, õpilastega, kes on vene keeles edasi jõudnud, et nendega ma saan ju ikka mõnda teemat arendada ja õppida ja tegeleda sellega mingil määral ikka. Aga mis nüüd motiveerib seda kõike tegema? Õpetaja töö on ju niivõrd energiakulukas ja stressirohke ja palk on väike ja... Ma ei mõtle selle peale kunagi, ma lihtsalt elan, mulle meeldib see, mida ma teen, mul ei ole kunagi halba tuju, kui ma lähen tööle ja see minu jaoks on nagu minu elu loomulik osa ja ma ei oska teistmoodi. Aga mis teile enda töö juures kõige rohkem meeldib? Te tulete iga tööpäev kooli, et mis see tekitab tunde, et ma tahan seda teha ja see paneb meid päriselt särama? Ma arvan, et eelkõige need on inimesed, need on kolleegid, need on õpilased ja ma arvan, et tegelikult see ongi kõige tähtsam. Et ikkagi see kogukonna tunnetus on koolis tähtis? Ikka. Aga te rääkisite veidikene juba, et teil on hobiks raamatute lugemine. Kas miskit veel? No ma arvan, et kui siin õpetaja Eda rääkis, et siis on arusaadav, et mulle meeldib väga reisida ka. Mulle meeldib kokkamine, mulle meeldib aiatööd teha. See, ma arvan, võtab pinget ka maha. Aeg-ajalt ikka on ka selliseid hetki. Aga jah, et need asjad, et need on ilmselt esikohal. Aga nagu me näeme, te olete väga kultuurilembeline inimene. Millist muusikat te kuulete vabal ajal? Muusikaga lood on sellised, et ma ei saa nimetada mingit ühte artisti või bändi või muusikaliiki, mis mulle väga meeldiks. Et kui sõidan mehega autos, siis ma kuulan seda, mida talle meeldib kuulata, kui lastega, siis nende lemmiklaulud kõlavad. Aga näiteks viimastest avastustest, mis jäi mulle silma, et jälgin Instagramis näiteks ühte Horvaatia tšellomängijat, Stepan Hauser on tema nimi, et tema muusika mulle väga meeldib. Et klassikaline muusika? Ta ei ole isegi klassikaline, ta mängib ka sellist kaasaegset muusikat, aga teeb seda kuidagi teistmoodi, kohandab ja et see on väga põnev ja ilus. Teie praegune klass on kohe-kohe lõpetamas, on seda kooliteed, mis teil nendega koos oli. Mida nad teile õpetasid? Mul on väga tore klass, ma pean ütlema, ja inimesed, kes mul selles klassis on, nad on väga-väga erinevad ja tegelikult õpetasid nad mind olla rahulik, kannatlik ja see, et asju tuleb võtta huumoriga. Kas õpetajad on kõige rahulikumad ja kannatlikumad inimesed, kui nad on 1 aasta juba klassijuhatajad olnud? 1 aasta, ma arvan, et mitte, see tuleb suurema kogemusega ikka. Aga 3 aastat? Ei tea, ei oska öelda. Selge. Te olete näinud ju rohkem kui vaid enda klassitäit õpilasi Petersoni koolis. Millised need inimesed on, kes siin majas õpivad ja elavad? No ma arvan, et ikka nii nagu kõik noored, huvitavad lemmiktegevustega. Tihtipeale need lemmiktegevused tulevad esikohale, kui see põhitöö, mida nad siin koolis peaksid tegema, aga nad on siirad, nad on head suhtlejad ja paljudel on olemas ka siht, miks nad siia kooli tulid, et see mulle väga imponeerib. Aga õpetajad õpivad ju pidevalt, mitte ainult õpilased? Ikka. Te olete olnud juba mõni aasta ikka, eks ole, koolis õpetaja. Jaa. Mida te endale soovitaksite selle teekonna alguses, kui te täna tagasi vaatate? Tegelikult oma teekonna alguses ma soovitaksin endale täpselt seda samad, mida ka täna. Ja ma siiamaani ei oska seda teha. Ma ei oska eraldada tööelu isiklikust elust. Et ma ei oska, ma ei tea, tulles koju, jätta ukse taga kõik mõtted koolist, õpilastest, et see on kogu aeg minuga. Ja ma arvan, et võib-olla minu lähedastele see võib-olla iga kord ei meeldi, ma ei tea, aga nii ta on ja nii nad on harjunud ka. Ja mul on nii meeles, kui minu vanem tüdruk, kes on nüüd juba
ülikooli lõpetanud, et kes saab 25, kui ta õppis 8. klassi, siis ta ütles mulle, et ema, aga sul ei olegi meil aega. Vahest on küll, et ei olegi aega oma lastele, et see mind häirib. Te saate endale 36-35 uut last, siis ürita seda aega kõigi vahelt planeerida. Ja mina olen see õpetaja, kes eriti siin distantsõppe ajal, et ma sain aru, et midagi on vist valesti, sest et kui mulle tuli näiteks sõnum 10:30, siis ma vastasin ka sellele sõnumile. Et eriti see üks keskkond, eks koolis on ju ikkagi eraldi ruumid ja klassiruumid ja akadeemiline olukord, aga kodus alles jah, kogu see piir hägustus veelgi. Hägustus väga-väga jah, et ma juba ise sain aru, et kui sa teed 9:30, ma ei tea, miidis teed läbi näiteks uurimistöö kaitsmist, et vist väga normaalne see ei ole. Aga kui raske on üldse nii suure südamega, sest ma näen, teil on suur süda, pühenduda kõikidesse nendesse inimestesse ja 3 aasta pärast nad siis niimoodi uuesti lendu lasta. Kas see on vabastav tunne, kas see ongi see missioonitunnetuse tipppunkt, kuhu jõuda või? Seda ei ole raske teha, sest ma alati arvan, et õpilastel läheb hästi, eks nad hoiavad minuga kontakti ka ja käivad koolis ja ikka kirjutavad ja niimoodi nad on ikka minu orbiidil kogu aeg ja eks seal Facebookis ka ikka vahest näed, et tuleb pilte ja kes kus käinud ja lapsed sünnivad ja et see on niisugune hea tunne soe. Seda ei ole raske teha. Võib-olla esimene hetk on selline kurb, aga ei, ma olen õnnelik, et neil on kõik hästi. Te rääkisite veidike enda nõrkusest aja planeerimise, era- ja tööelu vahel joonte tõmbamise näol. Mis need tugevused on, mida te olete eriliselt endas avastanud tänu oma tööle, tänu oma õpilastele? Ma arvan, et see on kannatus ja kannatlikkus, rahulikkus ja võib-olla oskus ära kuulata. Ja kui on vaja, siis appi tulla, aga kui õpilane saab ise hakkama, siis anda talle selle võimalusega. Et nagu laste kasvatamise juures tegelikult ka? No tegelikult jah, ongi nii, jah. Aga õpetajad on ju klassiruumis ainult üks. Õpilasi on niisugune 35, vähem rohkem. Kuidas te klassiruumi kohandate nii, et kõik õpilased erinevad oma tugevuste ja nõrkuste poolest, nagu nad on, saaksid tunda, et nad on päriselt oma õppes toetatud ja nende potentsiaal tuleb parimini välja? No võõrkeeldes ei ole seda raske teha, sest et meil on esiteks tasemerühmad, kus juba lapsed on võib-olla natukene sellises mugavamas olukorras, et nad ei olegi terve klassina siin ruumis, et neid on vähem. Ja teiseks on ka see, et ikka nendele kiirematele püüad ikka midagi lisaks anda ja püüad teha selle tunni huvitavamaks ja et need tegevused kogu aeg muutuksid ja vahelduksid. Aga eks mis siin ikka salata, et vahepeal mõnele õpilasele see ei sobi ja aine ongi raske ja nii on. Ja siis on vaja kannatust ja siis on vaja kannatust ja kannatlikkust ja rahulikkust. Ja kunagi jõuab ka see päev, kus neid vilju saab näha ja siis on tegelikult see täpselt. Töö kõige suurem mõte välja tulnud. Kuna te viimati midagi tegite, mis teid hirmutas? Või mis need asjad üldse on? No ma ei saa öelda, et mind mingi asi väga hirmutas, aga näiteks eelmise aasta augustis minu jaoks oli küll üheks väljakutseks see, et ma pidin ise Riia linnas sõitma ja hakkama saama. Et silmad olid suured ja ma ise tundsin, et rooli hoian väga kõvasti, et tavaliselt abikaasa ikka sõidab võõrastes kohtades, minu jaoks võõrastes kohtades, aga otsustasime lastega, et abikaasa ei saanud tulla, et me lähme ikka ja eks sai tehtud. Aga õnneks seal vist ka aitas see kannatlikkus ja rahulikkus ikka. Näete, et eluks tegelikult vajalikud omadused annab õpetajatöö väga hästi kätte. Täpselt nii. Küsiti, et millised on Petersoni gümnaasiumi õpilased ja mina tahaksin öelda, et meie kooli õpilased on sellised inimesed, kes oskavad väga hästi gümnaasiumi lõpus teha järeldusi ja näha seda õiget suunda. Ja minu praeguse klassi õpilased kirjutasid siis minu tulevastele õpilastele sellised soovitused. Neid on siin palju erinevaid, aga mida ma võib-olla tahaksin esile tuua, on siis järgmised.
ärge venitage UPT-ga ja ärge puuduge matemaatikast. Ainult järjepidevus viib eesmärgini. Pingutage, kuid nautige neid aastaid. Hoidke teineteist. Kohelge õpetajaid hästi, sest KJPG-s on väga head õpetajad. Tehke asjad õigel ajal ära, õppige matemaatikat esimesest päevast alates. Ja mis mulle kõige rohkem meeldib, võtke oma klassijuhataja nõuanded kuulda, sest tal on alati 100% õigus. Need on kindlasti väga head soovitused ja me paneme isegi need kõrva taha. Aitäh veel kord, et te tulite. Aitäh teile. Ja kohtume juba järgmiste klassijuhatajatega.